on 3. veebruar, on 23. tehnovaade. Meil ei ole internetti ja mina olen Marko. Ja mina olen Heigo. Ja tänu sellele, et meil on internet jääb live-vaatajatega saade vaatamata või noh jäi, sest see aeg juba möödas. Sest täna on neljapäev, 3. veebruar aasta 2011. Täpselt nii, palume kõigi ees vabandust, kes kohale tulid ja täname teid. Jah, ja kõigis on süüdi internetipakkuja. Täpselt nii. Aga mitte sellest ei tahtnud me rääkida. Google tänas jälle oma ustavaid sõpru ja Androidi kasutajaid ja tuli siukse huvitava asjaga välja. Nagu Android Market on nüüd internetis. Jah, et Apple'il on, olete ilmselt kõik vähemalt teate, et on iTunes olemas ja seal on siis sinna oma iPhone taha ühendades, siis on sul sealt nagu laed siis neid programme omal telefoni. Aga Androidiga oli vähemalt senini oli see, et sa said ainult seadme enda peal said nagu sealt programmist siis sealt marketist neid asju alla omale tõmmata. Nüüd on siis asi tehtud väga lihtsaks. Nüüd on sa valid endale internetist sobiva rakenduse. See on süngitud sinu YouTube account'iga põhimõtteliselt, mitte YouTube, vaid Google account'iga. Ja sa vajutad siit nupukast install ja hetke pärast hakkab see sul telefoni sees installima ennast. Et see on selles mõttes on olnud siiamaani iTunesi tohutult suur pluss. Et sa saad enne lugeda rakenduse kohta infot, täpsemalt mingisuguseid kasutajate reitinguid, kõik asju. Siiamaani on see Androidil puudunud. Et ma usun, et see kindlasti teeb seda allalaadimiste numbrit tunduvalt suuremaks. Ja tegelikult nüüd nad läksid ühe sammu võrra Apple'ist ette sellega, et iPhone'i pead sa ühendama juhtmega arvuti taha, kui sa tahad nii-öelda arvutisse salvestatud asja tõmmata, siis see käib kõik läbi õhu, nii et pildid tegema nähtust. Täpselt nii. Ja sellega on siis Android Market lühidalt meil kokku võetud, et tohutud plussid on nüüd tegelikult Androidi kätte mängitud, et nagu sa just seda juhtmeesse mainisid. Jääme ootama Apple'i vastusammu. Just. Ja igasuguste juhtmeta ühendustega juurde me tuleme kohe varsti teiega tagasi. Vahepeal mainime ära sihukese asja nagu on Quickie, mis on siiamaani üks põnevamaid asju, mis mina avastanud olen. Avastasin selle täna. Mina ei ole seda varem kasutanud, see on selles mõttes sihuke nagu te siin näha võite, tehnovaadet seal veel ei ole. Tehnovaadet veel ei ole, aga põhimõtteliselt siis toimib see nagu sihuke väga visuaalne ja väga lihtsaks tehtud Wikipedia. Ehk kirjutate oma otsingutermini siia sisse ja mida siis QWiki teeb või ütleme siis eesti keeles QWiki hääldades. Et ta paneb kokku sellise põhimõtteliselt slideshow, kus on siis pildid ja all jookseb tekst, mis loetakse teile ette. Ehk põhimõtteliselt sa kuuled ja sa näed seda, mis asi see tegelikult siis nagu on või mida sa otsisid. See on muidugi veel alfa staadiumis, nagu ma nüüd praegu just koduleheküljelt avastasin, et neil on väga palju areneda. Ja ma usun, et see saab olema üks mugavamaid kohti, kus väga lihtsalt ja vajalikku kiiret informatsiooni kätte saada. No ta on algstaadiumis ka sellepärast, et kui sa siin natuke pikemalt mõnda asja vaatad siis või nagu erinevaid asju uurid, siis tegelikult sa näed, et sa saad aru, et inimesed ei ole seda ise kokku pannud, eks ju. Siin praegu ma lugesin, et on 10 miljonit erinevat otsingu sõna toimib juba. Ja ilmselgelt ei ole inimesed ise kokku pannud, vaid on selline süsteem siis, et arvuti ise üritab nendest aru saada. Aga vahest need pildid, mis selle teksti kõrvale kuvatakse, on natukene mööda, et seal on arenemisruumi, aga sellegi poolest. Igal juhul soovitame kõigil vähemalt korra järgi vaadata ja kui ta tundub liiga poolik veel, siis ma arvan, et tuleme andke andeks ja tuleme 2-3 kuu pärast siia tagasi ja vaatame, mis ta on. Just, aga nagu ma mainisin, me räägime ka edasi juhtmeta igasuguste asjade edasi kandmisest ühest seadmist teise. Väga kuulsaks on tänapäeval saanud absoluutselt kõik igasugused mis need on siis DLNA telekad ja muud asjad, eks ole. Ja mis asi see DLNA siis tegelikult on?
see on põhimõtteliselt see, et sa saad juhtmeta kuvada enda telefoni või arvuti sisu telekasse. jah, ehk siis põhimõtteliselt ta saab aru, et kui mõlemad pooled toetavad seda DLNA-d, see lühend sisu ei ole üldse oluline, et kui mõlemad seadmed seda toetavad, siis ja olles samas wifi võrgus kodus näiteks, sul on võimalus telefoni peal vajutada, et ma tahan selle saata, eks ju, omal telekasse ja hopsti, see pilt ongi seal, eks. Ja näiteks teil on, lähed sõbra juurde, sul on puhkusepildid. Muidu sa võtsid, kogu aeg võtad kaasa, eks ju, sul on läpakas kindlasti kaasas ja siis on sul veel mingid asjad ja. Ja kui sul on Mac, siis sul on eraldi jublakas, et sa saaksid ikka sõbradelekaga ka seda asju ühendada. Täpselt. Enam ei ole vaja. Siis Androidi omanikel on meil väga hea uudis. Jah, selle asja nimi on Skifta ja selle saab kätte siit. Mis on väga kihvta. Mis on väga kihvta värk just. Ja see põhimõtteliselt ongi kõikidele Android seadmetele, mis jooksevad vähemalt Froyo peal, 22 peal. Ja põhimõtteliselt ongi see lisab sinu telefonile DLNA sertifikaadi. Jah, ja miks see programm loodi või miks me sellest räägime, on see, et praegu on DLNA toetavad telefonid on väga sellised kõrgetasemelised telefonid, väga kallid telefonid, tippklassi mudelid. Et Desire HD toetab ja Galaxy ja Z toetab, Galaxy S vist ka minu arust. Uus, tuleb varsti. Ja ma ei mäleta, kas vana. Ei, töötas õigus. No ühesõnaga väga siuksed kõrgeklassilised telefonid. Telekatest on kahjuks samamoodi, et kõik ei toeta seda. 40+ tolli on sul hetke kursiga siis kuskil niimoodi 800-900 eurot pead ikka vähemalt välja käima. Jah, aga muidugi toimivad ka väiksematel telekatele, kui nad peavad lihtsalt kõrgema klassi omad olema. Ühesõnaga, kui sinul kas kodukino receiver või DVD mängija või telekas ise suudab seda vastu võtta, siis nüüd kõikide Android telefonidega, isegi kui ta ei ole kõige uuem, on sul võimalus see pilt sinna saata. Olgu see video või olgu need tavalised pildid või muusika või mida iganes. Sõber kuulab halba mustsi, lükkad enda telefonist hea muusika tema receiverisse ja kuuled. Täpselt nii. See on tulevik. Top tipp, ma räägin top tipist või? Minul on küsimus. See on suhkur. Jah, ma tahtsin öelda, et miks on suhkur meil ekraani peal. See suhkur on meil ekraani peal sellepärast, et ma usun, et kõikidel inimestel on saadud kuskilt mingisugusel firmaürituselt või kingituseks mingisugune mälupulk, kuhu peale on kirjutatud mingi bränd. Mingi kole logo. Ja minul on viimane asi, mis ma mäletan on, me käisime, kui ka meie vaatajad äkki mäletavad, me käisime Microsofti esitlusel. Ja sealt sai mina ühe mälupulgakese. Just nii. Sinna peale oli kirjutatud suurelt Windows 7. Windows 7 või midagi siukest, et oleks siis Microsoft, aga ei Windows 7. Ja 7-20. Ja siis nagu mõtlesin, et ei muidu tore pulk, aga miks peab kõigile reklaamima, eks ju. Just. Aga ma kuulen, et sul on lahe. Eriti veel, kui sa kasutad nagu Maci. Sa lükkas ja Windows 7 pulka. See on umbes sama, kui sa ostad endale. Ma ei taha ühtegi autoomaniku samada. Aga ostad endale mingisuguse odava auto ja siis ostad sinna Ferrari logoga võtmehoidja külge. See on umbes sama nagu. Mitte, et Mac oleks nüüd nagu odav auto või midagi või vastupidi. Ühesõnaga, jõuame sinnani, et suhkrutükk kui selline on võimeline maha võtma absoluutselt kõik logod kõikidelt alumiiniumblindadelt ja osadelt plastikblindadelt ilma neid nagu kahjustamata. Mina ei usu seda. Mina ka ei uskunud, enne kui ma nägin ühte videot, mida me kahjuks siia selja taha mängima panna ei saanud. Me paneme seda kindlasti ka enda selle YouTube video alla, mida te siin hetkel vaatate. Väga põnevil nägudega kõik. Allpool on link, sealt saate näha seda. Ja põhimõtteliselt võtategi selle suhkrutüki ja hakkate vaikselt ilma jõudu rakendamata nagu seda logo hõõruma seal peal. Ja mingil hetkel te saate aru, et see peab mingi maha kuluma. Ja nühite natuke edasi, vahepeal pühitate näpuga tolmud, vaatate, mis olukorras asi on. Ja kui plastmassi peal on näiteks see, et kui te hakkate nagu nühkima, te näete, et seal nagu midagi tolku ei ole, siis ärge nagu hakkake tervet pinda nühkima, et pärast on lihtsalt üks kole heledam hall laik seal, mis kahandab absoluutselt kogu selle väärtuse. Ei ole vist väga mõtet, jah. Ei ole mõtet. Aga kui Eigo juba...
ei ole mõtet teha küll seda laulu. Tuli järsku, ma ei tea, kus kohas. Nagu te aru saate, oleme natuke liimist lahti, sellepärast et meil ei ole nagu live vaateid, meil on kurb. Jah, meil ei ole kellegagi juttu ajada vahepeal ja aga kui Heigo ütles, et allpool on lingid, siis ülevalpool on subscribe nupp ja allpool on see aadress ka olemas. Tehnovaade.eu. Täpselt, nii minge vaadake kindlasti järgi, on oodata uuendusi. Meie oleme nagu ikka iga nädal neljapäeviti otse-eetris salvestustega, kui meil on internet. Ootame teie kirju ja joonistusi nagu ikka tehnovaade@gmail.com. Oleme Twitteris nimega Tehnovaade ja oleme Facebookis nimega Tehnovaade ja Youtube'is nimega Tehnovaade. Igal pool. Youstreamis oleme Tehnovaade. Nii et kirjutage Google'is sisse Tehnovaade ja te saate väga saate ka pilte ka. Jah. Tehnovaade@gmail.com. Tšau. Tšau.